Kurgi oskate teha? Nii. Poole sellised 3 laua peal parem. Lihtsam on. Pole mitte midagi. Siis tuleb jälle lehekülg. Talle, sul on siin. Aga oluline on just see, et ta saab lahti ja mulle testida ei ole niimoodi koos paberit. Pöört oli seal. Murrad pooleks, teed lahti, pooleks ja pooleks. Ja tänu sellele lihtsalt. Tere. Et see kujund on selline, mis vajab nagu alguseks seda topelt nilnurka, aga põhimõtteliselt kui mõni kujund nagu veepomm näiteks tahab topelt 3 nurka, siis selle saab teisipidi lükates. Veepomm. Siis jääb selline, siis pöörad ümber ja teed teise poole ka. Et saaks nagu murdejoone mõlemat pidi. Ja siis võtad lahti tagasi selleks. Et kui mul on nagu laua peal ja siin on see on see 3 nurga koht, kus see joon jäi. Et paned sõrmed siia selle joone juurde ja võtad, näitan teile veel uuesti, ja lükkad selle kujundi tagurpidi selliseks kujundiks. Aga miks ma ütlen just, et on hea need sõrmed siia panna, sest et kui lükkad nagu lõpuni sõrmed sisse ja siis hakkad pööravast ja kuidagi ei lähe. Aga kui on ei soovi võtta. Siis näiteks alt liiguvad. Peaks olema ühelt liiguvad. Tere! Tekib siuke auk ja siis puud selle keha täis. See on selline klassikaline. Ta on tegelikult kurb. See on mitte midagi, mida tekib. Ta ütles, et seda jääb, kui võtad, mis on siin kahelt poolt ja puud ja siis tuleb see keha täis. Kuidas niimoodi? Kortsudes, korras hääle lükkame siit alla. See ei olgi jääda, siis tõmbad ära. Mis puud siin? Ja siis see teisipidi diagonaal jälle. Jah, aga matt ära. Natukene seab ja otsast on see. Alguses tegime nagu vastupidi ja siis ma tegingi üle. No proovi. Jah, sama pidi. Pooleks, lahti, üle pooleks. Pabel. Oota, see üks on siin püsti. Kokku.